Ja noh, kui mõelda, et mida ma siin Eestis tegin, siis ÜFUs, siis neid üritusi oli tõesti palju, mida me kambakesi kohe peale vahetusaastalt tagasi tulemist hakkasime korraldama, sest entusiasm oli ju suur. Väga suure kogemuse sain ma toitlustusvaldkonnas siiski ÜFUst. Kõik need üritused ja kogu see toitlustuse planeerimine, et ma arvan, et see oli kõva kokakool. Võiks öelda, et lisaks teistele kohustustele ma ikka toitlustust võib-olla isegi kui ma toitlustustiimi ise ei juhtinud, siis nõuandjana olin võib-olla, tõesti võib öelda, et ligi 10 aastat ikka, ma arvan, tuli aeg-ajalt telefonikõnesid või saadeti mõni meil, et kuuled, et sa seal tegid toitlustust, et järsku sa annad vihjeid, et kui palju või et mis need kogused peaksid ikka olema ja siis puusalt tulistasin. Selles mõttes oli lihtne, et ega seal eelarvega ei olnud ju priisata, et salvest oli meil ikkagi sageli menüüs, et salvesti supid ja siis võib-olla parematel üritustel lisasime sinna lihtsalt liha või viinereid salvesti seljankale, et see oli jah selline harilik menüü, aga keegi ei kurtnud, et selles mõttes oli lihtsam, ma ütleks, et täna ma arvan, tänapäevaseid 17-aastaseid ära enam ei toitlustaks, sest ma peaksin ikkagi arvestama nii paljude erisoovidega, et veganluse või gluteenitalumatuuse või laktoositalumatusega, et siis see ei olnud nagu üldse kuidagi aktuaalne, et tehti seda, mis oli, keegi ei nurisenud, kui kellelegi liha ei kõlvanud, siis ta kookis selle toidust välja või jättis söömata. See kuidagi üldse ei olnud nagu arutlusel isegi, et mida me peaksime, et kas me peame arvestama või ei pea arvestama, et selles mõttes oli elu lihtsam.